Tervitus, et mina olen siis Elarneito ja minu ülesanne on siis tutvustada maaelu arengukava raames nii-öelda rakendatavaid investeeringumeetmeid. Siin slaidil on toodud väike loetelu meetmetest, millest ülevaate annan, et siin on kokku 9 meedet ja üritame siis jõuda põllumajanduse poole pealt kuni metsani välja. Et siin on ettekande jooksul saab peatuda pikemalt siis nendel meetmetel, mille rakendamine nii-öelda toimub lähimal ajal, ehk siis põllumajandusettevõtte tulemuskõi parandamise meede ja väikeste põllumajandusettevõtte arendamise meede ja majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas, milles rakendub või on plaanis nii-öelda esimest taotlusvooru avada märtsis. Sellel slaidil oleme üritanud põllumajandusettevõtjate sektori jagada 3. Et see, mis on kasti sees, et need on nüüd 2 meetme vahele jaotatud sihtgrupp, et 4–14 000 eurot on ettevõtjad, kes saavad toetust väikeste meetme raames ja müügituluga üle 14 000 euro on ettevõtjad, kes saavad siis toetust põllumajandusettevõtte tulemuskõi parandamise raames. Laias laastus suhteliselt on igas selles grupis 1/3 ettevõtetest, kui vaadata nüüd sektorit. Ja eesmärk on toodata kokku 2800 ettevõtet, et enamik sellest tuleb väikeste meetme raames, mis on 2000, eesmärk toodata 2000 ettevõtet ja 800 ettevõtet tuleb siis põllumajandusettevõtte tulemuskõi parandamise meetme raames. Aga alustame siis esimesest meetmest ja selleks on põllumajandusettevõtte tulemuskõi parandamine. See meede on siis eelmise perioodi meetme 1.4 jätkumeede. Et selle meetme raames oli eelmine periood siis võimalik toetust taotleda loomakasvatusehitiste rajamiseks, mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks ja bioenergia tootmiseks. Et nüüd on need kõik meetmed koondatud ühte meetmesse. Ja see on nüüd see meede, mis on ka plaanis nii-öelda esimene taotlusvoor avada tõenäoliselt jaanuaris ja teine taotlusvoor on tõenäoliselt aasta lõpus detsembris veel. Et siit meetmest saavad siis toetust taotleda ettevõtjad, kelle oma toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisest saadud müügitulu on suurem kui 14 000 eurot taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal. Ja taotlemisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal on see müügitulu suurem kui 1200 eurot. Et taotlemise vahetult teise majandusaasta müügitulu on seatud seetõttu, et ettevõte peab tegutsema 2 aastat. Ja siis, et teha selgeks, et ta teisel aastal ka tegelenud ikkagi põllumajandustoodete tootmisega, siis on seal ka, siin on tekitatud ka selline müügitulu alampiir. Mõlemal majandusaastal peab olema ettevõtte enamik müügitulust põllumajanduslik. See tähendab seda, et üle 50% vähemalt peab olema müügitulu põllumajandusest tootmisest saadud. Viimane majandusaasta peab olema ka vähemalt 12 kuu pikkune. Et tulenevalt Eesti nii-öelda õigusloomest on võimalik, et ettevõtte majandusaasta on ka pikem või lühem, olenevalt sellest, kui tahab ettevõtte enda majandusaasta pikkust muuta, et siis, aga et kuna enamik nii-öelda nõudeid saab olla sätestatud viimase majandusaasta kohta, siis sellele on seatud piiriks, et see ei tohi olla lühem kui 12 kuud. Siit meetmest saavad siis toetust taotleda kõik nii ettevõtlusvormid, välja arvatud MTÜ, aga muidu kõik nii-öelda äriühingud ja FIE-d, kui nad vastavad nendele siin slaidil toodud kriteeriumitele. Siis tulundusühistu puhul ei ole meil tegevusaega määratletud, et toetust saavad taotleda nii tootjarühmad kui muud tulundusühistud, kellel on vähemalt 5 sõltumatut liiget, ja siis liikmete puhul peab olema nende liikmete põllumajanduslik müügitulu olnud vähemalt 14 000 eurot taotlemise vahetult eelnenud majandusaastal. Aga tulundusühistu enda tegevusaega ei vaadelda. Siis siin meetmes on ka veel üks erand, et toetust saab taotleda ka ettevõtja, kes ei ole veel tegutsenud 2 majandusaastat. Kuid ta on olnud vahetult üle võtnud, muutud iseenda ettevõtlusvormi FIE-st osaühinguks või FIE-st ükskõik milliseks äriühinguks või omandanud oma vanema või vanavanema FIE ja muutud selle äriühinguks. Et need ettevõtjatel siis, kuna neil ei ole majandusaasta aruannet esitatud või ei ole 2 esitatud, et oleneb, kui kaua ta aega tagasi ta selle ülemineku tegi, et siis nende ettevõtjate puhul vaadatakse, et kui on 1 majandusaasta aruannet esitanud, siis vaadatakse loomulikult seda.
et kui tal on juba üks majandusaasta-aruanne olemas, aga kui ta ei ole ühtegi majandusaasta-aruannet veel esitanud, siis vaadatakse FIE senist nii-öelda müügitulu ja majandusnäitajaid taotleja nõuetele vastavuse määramisel. Siis selleks, et toetust saaksid ainult jätkusuutlikud ettevõtted, siis on sarnaselt eelmisele perioodile samuti vaadeldakse võlakordajaid ja maksevõime näitajaid. Ja need on samad piirmäärad ja samad vaatlemised nagu eelmisel perioodil, et seal nii-öelda olulisi muudatusi plaanis ei ole. Ja see on ka endiselt nagu eelmiselgi perioodil, et toetuse saajad ei tohi olla maksuvõlga. Nii, siin slaidil on nüüd toodud tegevused, et milleks uuel perioodil toetust on võimalik taodelda. Et toetust on siis võimalik taodelda põllumajandusliku hoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja sinna juurde kuuluvate statsionaarsete seadmete ostmiseks. Ja siin on ka saab toetustaodelda loomade pidamiseks mõeldud paigaliste ja muude vajaliku sisseseadme ostmiseks. Siis on samuti võimalik bioenergia tootmiseks kasutatava hoone või rajatise ehitamine ja bioenergia tootmiseks kasutatava statsionaarse seadme ostmine ja paigaldamine, aga bioenergia puhul on jah see, et bioenergia peab olema toodetud asutamislepingu lisa 1 toorainest nii-öelda. Et sinna alla lähevad siis toidujäätmed, põhk, rohi, hein. Et lisa 1 toode ei ole sõnnik, et see nii-öelda seab siin meetmes nii-öelda bioenergia investeerijate tõenäoliselt suured piirangud. Puit ka ei lähe, jah. Siis on võimalik ehitada ümber põllumajandusmasin biogaasi või biokütuse tarbimisele. Võimalik on saada toetust viljapoedade ja marjaistandike rajamiseks, istandike laiaandamiseks, paljundusmaterjali ostmiseks ja istutamiseks, ka piirdeaedade rajamiseks, mesindus- ja seenekasvatusinventari ostmiseks ja on võimalik saada ka toetust mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks. Aga mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks saab toetust ettevõtja, kelle senine müügitulu on siis alla 200 000 euro või ta on tulundusühistu või ta tegutseb aianduse valdkonnas. Et ükskõik, ta ei pea kõiki neid 3 nõuet täitma, et ükskõik on ta tulundusühistu juba saab nii-öelda toetust taotleda mobiilsete masinate seadmete ostmiseks või müügitulu on alla 200 000 euro. Et piisab ühe nõude täitmisest. Et lisaks siin nimetatutele saab võib-olla ka toetatava tegevuse osaga näiteks elektrisüsteemi uuendamine või lairibaühenduse või patendi või kasuliku mudeli ostmine näiteks. Ja ka ettevalmistav töö on abikõlbulik. Aga need tegevused on nii-öelda toetatava tegevuse osana võivad olla, et kui te näiteks renoveerite loomalauta, et siis on võimalik toetust taodelda ka sellega kaasnevateks tegevusteks. Elusloomade ostmine ei ole abikõlbulik siit meetmest. Kasutatud masinate ja seadmete ostmine on ka toetatav, kuid kasutatud masinaid ja seadmeid on võimalik osta mahetootjatel. Ja mahetootjatel on võimalik kuni 5 aasta vanuseid masinaid ja seadmeid osta. Siin slaidil toodud erisustest, mis puudutasid mobiilset masinate ja seadmete ostmist, on juba räägitud. Bioenergia tootmisel on investeeringud piiratud lisa 1 toodetega, mis tähendab seda, et sõnnik ei kuulu lisa 1 alla. Antud meetme raames on siis võimalik toetust saada kuni 500 000 eurot ja sealhulgas siis mobiilsete ja masinate ja seadmete ostuks 100 000 eurot, et see 100 000 eurot ei lisandu 500 000 eurole, vaid see 100 000 eurot nii-öelda on seal sees. Et selle 500 000 võite kõik näiteks kulutada ehitustegevuseks, aga kui teil on müügitulu alla 200 000, siis võite sealt kulutada ka 100 000 eurot mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks näiteks. Toetust saab või kuni 40% abikõlblikest kuludest, välja arvatud traktorite ostmine, millel on 30% abikõlblikest kuludest maksimaalne toetuse määr. Ja noorettevõtjatel ja tulundusühistutel on toetuse määr, maksimaalne toetuse määr kuni 5% kõrgem. Taotlusti saab esitada siis, kui PRIA teatab taotluste esitamise tähtajad. Taotlusi on võimalik esitada samamoodi nagu sel perioodil, et läbi PRIA maakondlike büroode või siis e-maili teel.
investeeringu tegemiseks on aega 2 aastat, ka nagu see periood, ja investeeringut on võimalik teha kuni 8 osas. Mobiilsete masinate seadmete puhul peab olema see toode, mida ostetakse, hinnakataloogi sisse kantud. Et see hinnakataloog on ka see periood nii-öelda uus lähenemine. Et mobiilsete masinate seadmete ostmisel ei ole vaja 3 hinnapakkumist, vaid saab valida nii-öelda ise enda ettevõttele sobiva toote sealt hinnakataloogist, et sinna hinnakataloogi kannavad masinate seadmed sisse nii masinate seadmete müüjad, nende esindajad, kui on võimalik ka taotlejatele sinna, kui avastate, et enne taotlusvoogu algust, et teie masinate seadmed, mida soovite osta, seal ei ole, siis on võimalik ka taotlejatele sinna kanda. Et need hinnad seal valideerib Eesti Taimekasvatuse Instituut ja kui on masin või seade valideeritud, siis on võimalik ka taotlusel nii-öelda selle masinate seadmele toetust taotleda. Et need nii-öelda masinad ja seadmed, mis on seal hinnakataloogis kantud, et need nii-öelda toetuse taotlemisel saab taotleda ainult neid masinad ja seadmeid, mis on sinna kantud. Kasutatud masina puhul see masin või seade ei pea seal hinnakataloogis olema, kuna neid kasutatud masinad ja seadmed on nende kuluvusaste ja see on nii erinev. Et seal peab olema ikkagi hinnapakkumise esitatud, aga selle samavõrdse masina või seadme uus hind tuleb ka näidata, et teha kindlaks, et see kasutatud seade on ikkagi odavam kui nii-öelda uus turult ostes oleks. Et siis selle hinnana võib näidata näiteks võrdväärset seadet sealt hinnakataloogist. Ja uuel perioodil jagatakse nii-öelda taotluste hindamisel need taotlused 4 sihtgruppi, et piimatootmine, loomakasvatus, teraviljakasvatus ja muu põllumajandus. Et see tähendab, et igas valdkonnas on natuke erinevad nii-öelda hindamiskriteeriumid, et põhilised on samad, et näiteks, et eelistatakse varem mitte toetust saanud ettevõtteid, aga igas valdkonnas on teatud sellised valdkonnaspetsiifilisi asju. Näiteks loomakasvatuses eelistatakse valdkondi, kus sisevarustuse tase pole täidetud veel, ja ka muu põllumajandus ehk siis aianduse valdkonnas. Et need valdkonnas, kus sisevarustuse tase täidetud ei ole, on linnukasvatus, aiandus, sest köögivilja- ja marjakasvatus, mesindus. Rohkem küsimusi ole, siis liiguks väikeste põllumajandusettevõtete arendamise meetme juurde. See on nüüd uus meede MAK-is, et siin nii-öelda, mis on nii-öelda põllumajandusettevõtete see, kui te nägite esimest slaidi, et siis see teine sihtgrupp, müügituluga 4-14 000 ettevõtet. Et selle meetme eripäraks on see, et siin meetmes saadakse toetusraha kätte enne kulude tegemist. Taotleja saab nii-öelda 75% taotletud toetusest kätte ja siis tal on võimalik teha investeering. Toetust saab siis ettevõtja, kellel on müügitulu 4-14 000 eurot ja teise majandusaasta kohta kehtib sama nõue nagu põhiinvesteerimismeetmes, et müügitulu peab olema suurem kui 1200 eurot. Ja see on siis põllumajanduslik müügitulu. Ja ka väikesed ettevõtjad peavad olema enamikus põllumajandustootjad, see tähendab, et vähemalt 50% senisest müügitulust peab olema põllumajanduslik. Vaadatakse samuti 2 majandusaastat ja see, et viimane aasta on 12 kuu pikkune, see sama nõue on ka siin meetmes. Ja nii-öelda ka siit meetmes saavad toetust taotleda kõik ettevõtlusvormid, FIE, OÜ, AS, tulundusühistu, peaasi, et vastab nii-öelda määruse tingimustele. Toetust saab taotleda siis äriplaanis toodud põllumajanduslikeks tegevusteks, et siin meetmes ei tule nii-öelda toetatud tegevuste nimekirja ja ega abikõlblikke kulusid, et see on nii-öelda äriplaani põhine meede, kus on peamine eesmärk, et investeering tehakse põllumajandusettevõtte arendamiseks. Ainukeseks nõudeks on see, et 50% toetussummast tuleb kulutada materiaalse vara ostmiseks, see tähendab, et siis nii-öelda selline käega katsutav seade peab olema, et ülejäänud 50% võib olla ka nii-öelda käibevarasse tehtavateks investeeringuteks. Aga muidugi materiaalsesse varasse võib ka rohkem investeerida kui 50%. Toetuse saajale on väikeste meetme raames kohustuseks, et ta müügitulu peab suurenema taotlemisele vahetult järgneval teisel aastal vähemalt 10%. See on nii-öelda selleks, et tagada, et investeeringu tulemusel nii-öelda on taotleja suutnud oma majandustegevust laiendada ja arendada nii-öelda edasi. Toetuse saaja saab ka kohustusega, et taotluse vahetult teisel aastal tal samuti endiselt jätkab nii-öelda põllumajandusettevõtjana, ehk siis enamik ta müügitulust tuleb põllumajanduse valdkonnast. Siin meetmes on võimalik saada hindamiskriteeriumites eelistus taotlejatel samuti, kes pole varem toetust saanud,
et siis varasemat toetust saamist vaadatakse meetmest 1.4 raames eelmise perioodi võttes ja ka eelmise perioodi meedet 3.1 ehk siis maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine. Eelistuse samuti projektid, mis on tehtud Eesti isevarustuse taseme parandamiseks, siis eelistuse saavad taotlejad, kelle müügitulu sõltub rohkem põllumajanduslikust tootmisest ja eelistuse saavad ka suuremad projektid antud meetme raames. Ehk siis, et kui toetuse taotleja lisaks maksimaalsele toetuse suurusele, mis antud meetmes on 15 000 eurot, näitab äriplaanis, et ta plaanib teha investeeringu, mis on suurem kui 15 000. Siis, et need taotlejad saavad nii-öelda antud meetme raames eelistuse. Investeeringut tuleb siis ellu viia, kuna toetus saadakse kohe kätte, siis investeeringut tuleb ellu viia 1 aasta jooksul, kuna siin meetmes nii-öelda ei ole vajadust hakata laenu otsima ja nii-öelda otsima võimalusi, et kuidas investeering ellu viia. Toetusraha on nagu selleks kohe olemas. Väikeste meetme raames on taotluste esitamine samamoodi, et taotlust saab esitada siis PRIA maakondlikes büroodes ja e-maili teel. Ja taotlusvooru esimene tähtajaks on planeeritud esialgselt siis jaanuar. Toetus saab perioodi jooksul kuni 15 000 eurot, et taotlusi võib esitada küll mitu korda, aga kuna üks kriteerium on, et toetuse varasem saamine, siis teist korda taotlust esitades ei ole kindel nii-öelda, et ka see taotlus nii-öelda abikõlbulikult osutub või valitud. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise meetme eesmärk on tuua põllumajandusse nii-öelda värsket verd. Et siit saavad toetust taotleda ettevõtjad, kes ei ole varem põllumajandusliku tegevusega tegelenud, kes on nooremad kui 40 aastat ja kes ei ole kuulnud siis nii-öelda ühegi põllumajandusettevõtte juhtkonda. Toetust on võimalik taotleda 3 erineva nii-öelda skeemi alusel, et noor ettevõtja, kes alustab oma majandustegevusega, noor ettevõtja, kes võtab lähisugulaselt üle ettevõtte või noor ettevõtja, kes omandab aktiivse põllumajandusettevõtte. Et omandada saab siis ettevõtet, mis on suurem kui 14 000 eurot ja noor ettevõtja võtab ka kohustuse, et ta peab muutuma nii-öelda ise ka aktiivseks ettevõtjaks ja aktiivseks ettevõtjaks loetakse siis ettevõtjad, kes on suurema müügituluga kui 4000 eurot. Toetust saab taotleda samuti äriplaanis näidatud põllumajanduslikeks tegevusteks, toetuse maksimaalne suurus on 40 000 eurot ja omaosalus siin meetmes nõutud ei ole. Et üldiselt enamikus antud meede järgib nii-öelda eelmise perioodi hindamiskriteeriume või mitte hindamiskriteeriume, aga nii-öelda nõudeid. Toetust saavad siis taotleda füüsilised isikud ja osaühingud, kellel on osaühingul peavad olema siis kõik liikmed või kõik nii-öelda juhatuse liikmed või osanikud nooremad kui 40 aastat. Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid, et selle meetme eesmärk on siis maaparandussüsteemide hooldamine või rekonstrueerimine ja parandamine. Toetust saavad taotleda siis põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, maaparandussüsteemide ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, sealhulgas ka maaparandussüsteemidel juurdepesuteede korrastamiseks. Toetust saab taotleda 260 000 eurot aastas ja 520 000 eurot programmi perioodil kokku. Et siin on nii-öelda ka kalendriaastale seatud piirang ette. Toetuse maksimaalne määr on 90%, kuuendusvõrgul 80%, viljapuu- ja marjaaedade ning puukoolide nisutussüsteemide korral 75% ja muude nisutussüsteemide korral 40% abikõlblikest kuludest. Antud meetme raames siis tuleb nii-öelda 2 taskut, et üks on siis maaparandusühistutele nii-öelda tasku ja teine tasku on ettevõtjatele. Et 2 erinevad nii-öelda hindamiskriteeriumid ja 2 erinevat pingirida. Et peamine eelistus läheb nendele investeerijatele, mis tehakse nii-öelda ühiseelseolude korras hoidmiseks. Antud meetme taotlusvoor on tõenäoliselt siis aasta teises pooles praeguste plaaniseeri oktoobri. Järgmisena tutvustaks töötleva tööstuse meedet, et investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks. Et siit meetmest on võimalik saada toetust tootjarühmale tunnustatud tulundusühistustel, mikro- ja väikeettevõtetel, keskmise suurusega ettevõtetel ja suurettevõtetel. Antud meetme raames siis nii-öelda jagatakse, on see meetme jaotatud 4,
et siin tuleb nii-öelda 4 erinevat määrust. Et üks määrus on siis mikro- ja väikeettevõtetele, üks on keskmistele, ühistegevusele on 3. ja 4. on suurprojektideks. Ja põllumajandustootmisega tegelevad esmatootjad saavad toetust taotleda põhimõtteliselt kõigi 4 all, aga suurprojektide juures tuleb nii-öelda nõue, et suurprojektid on nagu sellised koostööprojektid ja seal peab nii-öelda esmatootjatega koos olema ka üks ettevõtja vähemalt, kellel on töötava tööstuse kogemus, vähemalt 3 aastane. Toetust on võimalik siit meetmest taotleda siis seadmete ostmiseks, ehitustegevuseks ja uute töötlemisüksuste rajamiseks, et see töötlemisüksuste rajamine siis valdavalt suurprojektide meede nii-öelda. Suurprojektide minimaalne suurus on 2 miljonit eurot, et nii-öelda tagada, et tegemist oleks ikkagi suurprojektidega, ja maksimaalne 18 miljonit eurot. Et suurprojekte võivad siis teha nii-öelda, on eelistatud, et teeksid taotlejad mitu taotlejat ühiselt. Ühistute meetmest saavad toetust taotleda tunnustatud tootjarühmad, mikro- ja väikeettevõtete meetmest saavad toetust taotleda kõik nii-öelda mikro- ja väikeettevõtete tingimustel vastavad ettevõtjad ja keskmiste ja suurettevõtetes on sama lugu. Maksimaalne toetusmäär on üldjuhul 40%, mikro- ja väikestel 45%, keskmistel 35% ja suurtel 25% abikõlblikest kuludest. Et need toetuse määra nõuded tulenevad siit riigiabi reeglitest. Tootjarühmadel on samuti võimalik uuel perioodil toetust taotleda, et tegemist on siis meetme 1.9 jätkumeetmega. Siin meetmest antakse toetust siis tunnustatud tootjarühmale, aga siit ei ole võimalik toetust taotleda siis nendel tootjarühmadel, kes on see periood juba meetme 1.9 raames nii-öelda toetust saanud. Tootjarühmade toetamisel siis kõigepealt peab tootjarühm taotlema tunnustust ja tootjarühmaks võib olla siis nii mittetulundusühing kui tulundusühistu. Ja tootjarühm võib tegeleda seda nii põllumajandussektoris kui metsandussektoris. Toetatavateks tegevusteks on siin tegevused, mis on seotud tootjarühma loomise või arendamisega ja tootjarühmal peab kindlasti samuti oma äriplaan ja toetatud on siis äriplaani alusel tehtavad tegevused. Nii, olemegi jõudnud juba meetmeteni, mis nii-öelda viivad vaikselt põllumajandusest välja. Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine. Tegevust, mis on siis eelmise perioodi meetme 3.1 jätkumeetmega, kus saab toetust taotleda mikroettevõtjad. Taotlejale esitatakse tingimuseks on see, et taotlejal peab oma senine müügitulu olnud suurem kui 4000 eurot ja seda vaadetakse siis mõlemal taotlemisele vahetult eelneval aastal. Ja ka siin on see, et taotlejal peab olema vähemalt 1 majandusaasta 12 kubikuna. Ka selles meetmes vaadeldakse jätkusuutlike ettevõtete kindlaks tegemiseks senist võlakordajat ja maksevõime näitajat, aga need nii-öelda on ka samad, mis olid eelmisel perioodil. Ja siit on võimalik ka toetust taotleda kõigil ettevõtlusvormidel. Toetust on võimalik taotleda siit meetmest hoone ja rajatise ehitamiseks ning hoone parendamiseks, statsionaarsete masinate seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks ja rändkaupluses selle sisseseade ostmiseks, et siit meetmest ei ole nii-öelda toetatavad investeeringud mobiilsete masinate seadmete ostmiseks, et kuna siit saavad toetust taotleda põhimõtteliselt kõik ettevõtjad, kes paiknevad maapiirkonnas, siis see potentsiaalsete taotlejate ring on väga suur, eelistatud on pigem pikemaajalised investeeringud. Ja siin on see, et investeeringuobjekt peab paiknema siis maapiirkonnas ja maapiirkonnaks ei loeta üle 4000 elanikuga linna ja Tallinnaga vahetult piirnevaid valdu. Toetuse taotlemisel on sama nagu oli põllumajandusettevõtete tulemusliku parandamise meetodil, et on ka võimalik toetust taotleda ettevalmistavateks töödeks ja investeeringuga kaasnevateks töödeks, nagu näiteks samuti lairiba interneti rajamine, kanalisatsiooni uuendamine, elektrivõrgu korrastamine ja ka siin meetmes on see, et toetatav nii-öelda põhiinvesteeringuga kaasnevate tegevuste maksimaalne osakaal ei tohi olla suurem kui 30% nendest põhiinvesteeringutest ehk siis hoone rajamisest, statsionaarse masina ostmiseks või rändkaupluse ostmiseks tehtud investeeringust. Toetust on võimalik saada kuni 40% abikulu maksumusest, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot kogu programmiperioodi kohta ühe taotlejale. Kontserni puhul vaadatakse kontserni kui tervikut, et kontsern on kui üks ettevõte ja temal ei ole võimalik toetust saada rohkem kui 150 000 eurot.
Ja kuna see maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise meede on oma olemuselt vähese tähtsusega abi, siis kehtivad siin ka vähese tähtsusega abi piirmäärad, ehk siis kui ettevõtja ei saanud kuskilt mujalt vähese tähtsusega abi, siis ta ei tohi olla see mitmekesistamise toetus koos vähese tähtsusega abiga kokku ei tohi moodustada rohkem kui 200 000 eurot 3 eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul. Nii, ja viimane meede on meil metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine ja kahjustatud metsa taastamine. Et tegemist on siin siis eelmise perioodi meetmete 151 metsade majandusliku väärtuse parandamine ja 153 kahjustatud metsa taastamise jätkumeetmega. Siit meetmest saab siis toetust taotleda tegevusteks erametsamaal ja see erametsamaa peab olema inventeeritud siis metsaregistris. Toetust saavad taotleda füüsilised, eraõiguslikud, juriidilised isikud, ehk siis toetust saab taotleda ka lihtne erametsaomanik, kes ei ole ettevõtja. Ja ettevõtjatest saavad toetust taotleda mikroettevõtjad, kelle omandis on metsamaa. Toetust saavad taotleda ka metsaühistud, toetuse maksimaalne määr on kuni 50% abikõlbulikust kulust ja siin on nüüd eraldid, et kahjustatud metsa taastamisel on kuni 90% abikõlbulikust kulust, ennetustegevusel 80% ja seadmete ostmise korral kuni 30% abikõlbulikust kulust, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot programmiperioodil. Metsaühistu puhul on see siis teatud natuke suurem, et kui metsaühistu tagab vajalike seadmete olemasolu kõigile oma liikmetele, siis temal on võimalik toetust taotleda kuni 300 000 eurot masinate seadmete ostmiseks. Toetusest saab metsamaale, mille kohta on koostatud investeerimisandmed ja mis on kantud metsaregistrisse. Seadmete ja tarvikute soetamiseks on võimalik toetust taotleda siis erametsamaanikul ja metsaühistul, aga siin tuleb ka tähelepanu juhtida, et harvesteride ja forwarderide ostmine ei ole abikõlbulik, suure metsatehnika ostmine ei ole toetatav. Et toetatavad on ainult väike tehnika ja see tähtne masinate ja seadmete loetelu tuleb siis määruse lisasesse ühel hetkel. Ennetustegevusest saab toetust taotleda siis metsamaale, mille kohta on koostatud samuti investeerimisandmed ja mis on kantud metsaregistrisse, et ennetamise korral on abikõlbulik mitte ainult metsatulekahjude ennetamine, mis oli eelmine periood, vaid ka metsakahjurite ja ka metsloomade poolt tekitatud kahjude ennetamistegevused on abikõlbulik. Ja metsakahjustuse puhul peab siis kahjustus hõlmama vähemalt 20% erametsaniku omaniku omandis oleva metsamaa pindalast, et siis loetakse kahjustus olnuks, on võimalik toetust taotleda kahjustuse kõrvaldamiseks. Ja siin meetmes ongi hindamiskriteeriumite alusel esimene eelistus on seni tekkinud kahjustuste kõrvaldamine ja järgmine eelistus on ennetustegevus ulukikahjustuste ja metsakahjurite vältimiseks, siis on metsatulekahjude vältimiseks ennetustegevus ja kõige lõpus tuleb alles masinate ja seadmete ostmine, et masinate ja seadmete ostmiseks võimalik toetust taotleda alles siis, kui vahendeid on selleks piisavalt. Nii, aga minu poolt on kõik, et kas kellelgi on veel küsimusi?